Veidi vähem kui nädal aega tagasi otsustasime me Robiniga, et me lendame Münchenisse Porschet vaatama. Esialgu ostsime me ka tagasilennupiletit, sest me polnud päris kindlad, kas see jääb lihtsalt vaatamiseks või me sõidame Münchenist Porschega tagasi. Mis sa siis ootad Saksamaalt? Me anname rahvale teada, et me oleme Münchenis. Nimest juba esimesest exitist mööda? Jah, see soojendusring. Kuna mineviku Robin ja Paula olid liiga elevil tõsiasjast, et auto müügisalon kasus juhuslikult Müncheni motorboardis, siis me unustasime siia peatüki kvaliteetseid kaadreid teha ja nautisime peale kauba saadud kultuurielamust. Tegu on autokeskusega, kus muuhulgas võis näha ka veebruaris oksjonile minevat Mersut, mille eeldatav hind on 50 miljonit eurot. Meie aga tulime siia Porsche 911 Carrera S-i vaatama. Pärast seda, kui meie konsultant Reijo Rada Jaapanist meiega videokõne tegi ja arvas, et võib osta küll, oli aeg välja mõelda, kuidas me autoga võimalikult ruttu Eesti poole ajama saaksime panna. Meil on ainult probleem. Lund sajab. Porschel ei ole talverehve. Me oleme painkooke sööma ja mõtleme selle peale. Nii et mõtlesime, et seifim on, kui me leiame siit mingid talverehvid. Tuleb välja, et see ei ole nii lihtne. Või nagu tõenäoliselt Münchenis on ka kohti, kellel on õiged rehvid, aga nagu kust ma leian nad. Või nagu see kutt, kes meile müüs, ütles, et mingi nädala aja pärast saab. Meil ei ole nädalat vaata. Me tahame kohe sõitma hakata. Ehk siis Robin leidis kuskilt Meinhardist, mis on apparently mingi linn, mis on täpselt keset Saksamaad. Mingi venna, kes hangeldab mingite velgede rehvidega. Ja siis ma kirjutasin talle, et me tuleks sinna, vahetaks vaata mingite pappude vastu ja siis paneks Eestisse edasi. Ja siis Marius ütles, et mingid variandid on. Nii et praegune plaan on see, et me lähme umbes tunni aja pärast sinna arkilaadsesse kohta, kus me saame siis need transiitnumbrid ja mingi paberimajanduse ja siis me saame hakata sõitma Meinhardi, mis on siit 5 tundi. Saime numbrid. 911 991.2 Carrera S. 2016. No nii, kuidas on esimene emotsioon? Mõnus. Kuhu sõidame? Me sõidame Mannheimi. Ei, mis asi see oli? Meinhard. Lootuses, et äkki me saame teise seti, või mitte teise seti. Me loodame talverehve saada. Aga see on kohalik väljarehvijärikas, nii et me peame välja mõtlema mingisuguse diili, kuidas me saame talverehvid siia auto alla koju sõitmiseks. Aga häda on selles, et me teist komplekti rattaid väga ei saa osta, sest meil ei ole panna neid kuhugi. No esimene eesmärk on jõuda ööseks Berliini, ideaalis talverehvidega. Alguses tundus see tiitur siuke nice to have, et meil võib-olla isegi pole talverehve vaja, aga et igaks juhuks käime ikkagi ära. Aga siis, kui me olime mingi 200 kilomeetrit ära sõitnud, siis paani pealt keerasime maha ja siis oli päris lumine. Sest me pidime mingit mägiteed sõitma, mis oli päris libe. Siis me korra keerasime mingisse tanklasse, korra jäime kinni, aga lõpuks sõitsime kohale sinna Meinhardi Mariuse juurde. Marius oli laadne vend. Marius müüs meile velgid koos talverehvidega. Me müüsime talle enda rehvid ja väljad vastu. Ja sõitsime edasi. Suur musu. Ja siis, kui me sealt Meinhardist hakkasime Berliini poole sõitma, siis oli ka maantee peal veel suht lumine. Öö oli ka juba. Siis me jõudsimegi Berliini lõpuks mingi kesköö kanti. Võtsime kebaabi. Ärkasime hommikul üles.
ja suht suvi oli. Ja no praegu on 5,5 kraadi. Ja me oleme praegu Poolas, just jõudsime Poola ja siin on kuiv. Ühesõnaga, tänane eesmärk on jõuda Kaunasesse, aga kuna me hommikul magasime veits kaua, siis hetkeseisuga me jõuame pigem samamoodi mingi kesköö kanti sinna. Teres hommikus! Good morning, Lithuania! Ööbisime Kaunase kloostris. Kuidas oli klooster? No see on Leedu kõige parem klooster Wikipedia järgi. Seal oli ka Leedu laupäevak. Ja seal parklas mingid vennad mingid 2 tundi sõitsid oma E60-tega edasi tagasi. Nad sõitsid ringi ratast lihtsalt. Ei teinud ketsi või midagi. Et ei olnud nagu Ülemiste parkla vaata neljapäeval. Ei, nad lihtsalt sõitsid nagu ringi ratast. Vahepeal eelregasime auto ära. Nüüd peab minema autot näitama. Aga see ei ole nii lihtne. Ehk siis kui tahta uut autot võtta arvele või autot võtta arvele Eestis enne automaksu, siis ei saa. Aga saime aja Tartusse 13. detsember. Stay tuned. Et kui kes tahab Saksast autot tuua, siis põhimõtteliselt eile pidi minema hakkama. Approaching Tallinn. Aja. Mingi Audi vend. Klassik jõuad Eestisse, vaata kohe Audi vennad. Meil kokku tuli mingi 2500 kilomeetrit koos veel rehvituuningu tiituuriga muude vahepeatustega. Mis numbrimärgid tulevad? Jäta kommentaar, mis numbrimärgid peaks olema. Me ei saa lubada, et... Jaa, no promises, et sealt keegi valituks saab. Ei saa kõige nagu Air Balticu see kõige laikitum see. Jaa, ei tule püssi. Nüüd me oleme peseme Mündikas Saksamaa, Poola, Leedu ja Läti auto pealt maha. Et päris pessu peab ka kunagi minema, aga vähemalt praegu saab selle suurema kiltsa maha. Ja siis lähme lennukale kirjutama. Lai. Joo.